Tere! Täna me loeme lastejoga tunnis ühte raamatut. Meile on see raamat juba tuttav. Victoria ja Alexander seiklevad unenäo maailmas. Ja vaatame, kuhu maale me siis täna seiklema teiega läheme. Selle raamatu tegelaseks on 2 last. Victoria, keda kutsutakse Vikiks, ja Alexander, kes on Sass, kutsutakse, kes siis võtavad unenäo maailmas ette toredaid reise võluvaibaga. Ma hakkan sulle lugema ja tee sina siis kaasa. Võta endale kas matt, kui sul on kodus, või vaibakene. Ja kui neid ei ole, siis teed lihtsalt põranda peale harjutusi. Aga võib-olla siis on hea, kui on mingi väike padi sul. Kell oli saanud 9 ja Sass ja Victoria olid voodis ja valmistusid magama jäämiseks. Ema lõpetas unejutu lugemise, andis lastele head öödmusi ning soovis neile ilusaid unenägusid. Seejärel kustutas ta tule ning lapsed panid silmad kinni ja varsti nad juba magasidki. Unenäo maailmas oli üks ilus koht, kus võib juhtuda nii mõndagi. Sass ja Viki astusid unenäo maailma uksest sisse ja esimese asjana nägid nad ühte vaipa. Nad istusid selle vaiba peale ja imet, see vaip hakkas lendama. Istu sina ka vaibale, võta äärest kinni ja läheme natukene vaibaga lendama. Kui sa lähed mäest ülesse, siis kalluta selili ja tõsta vaip ülesse ja kui lähed jällegi tuled mäest alla, painutad ette. Nii teeme nüüd ühe väikese seikluse lendava vaibaga kaasa. Nii lendame, kalluta küljed küljele. Kujuta ette, et sa oled kõrgel taevas oma lendava vaibaga. Oi, ees on üks mägi ootamas ees. Nii mäest alla ja veel ülesse ja mäest alla. Nii kiiguta veel 2 poole. Lendame nii nagu need 2 lastki lendasid. Nii. Ja üks hetk siis vaip maandus ja nad olid jõudnud soojale maale. Mis sa arvad, mis maa see soe maa on? Ja see on Aafrika. Alexander ja Victoria olid jõudnud siis Aafrikasse ja nad hakkasid ümbrust uurima. Ja varsti ilmus sealt põõsastest välja üks suur gorilla. Lapsed alguses ehmatasid, sest nad olid kuulnud, et gorilla tõuseb tagajalgadele ja võib väga kõva häält teha. Aga õnneks seda gorilla ei teinud ja oli hoopiski sõbralik. Nii, tõuse nüüd sina kõnnad üles, pane käed rusikasse ja oleme ka nagu gorilla. Kõnnime niimoodi mööda tuba kõnni. Käed on rusikas. Nii teeme veel. Nii, võime vahepeal taguda vastu rinda ja lased alla. Nii, kõnnid natukene veel. Tõuseme üles vastu rinda. Aga see gorilla oli tegelikult sõbralik ja ta tahtis lastele hoopis Aafrikat tutvustada. Ja ta viisi toredatesse kohtadesse ja kummalisel kombel hakkas ta lastega selliselt laste keeles rääkima ka. Nii, ta tutvustas neile kõigepealt erinevaid taimi ja loomi. Kui nad olid mõningate taimedega juba tutvunud, nägid nad ühte suurt puu moodi taime, millel kasvasid banaanid. Seisa sirgelt, tõsta üks jalg ülesse. Nii, pane käed ka ülesse. Nii, ma vahetan vahepeal. Nii. Nii, hoia natukene. Nii. Ja selle puu otsas kasvasid siis toredad banaanid ka. Nii, seisame sirgelt ja viime siis käed kõik pea kohal niimoodi kokku ja tee ennast kõveraks nagu banaan on. Ühele poole ole kõver ja ole teisele poole kõver. Nii, ja nüüd hakkame, lastel olid kõhud tühjaks läinud ja hakkame seda banaani koorima ka.
ole kõigepealt banaan ja siis koorime. Üks koor ja teine koor. Ja lapsed sõid ära. Njam. Nii, lapsed liikusid edasi. Kõhud olid neil täis ja nüüd gorilla. Mäletad, missugune gorilla oli? Selline suur. Ole põlvede peal niimoodi pooles asendis, jah? Nii, hoia. See gorilla viis edasi ja näitas talle taiu. Nüüd nägid nad väga huvitavaid lilli ja liblikaid. Istu sinna põrandale. Pane jalad tallad kokku. Ja pane liblika tiivakesed lendama. Nii, nüüd nad liikusid edasi ja kohtusid nad jõudsid kohta, kus elas üks lõvipere. Lõvid olid kisked ja lapsed jälgisid neid eemalt. Isa lõvi peetakse loomade kuningaks, sest ta on kiire, ilus ja kindlasti ka tark. Ja isa lõvil on väga uhke lakk, mis katab kaela ja lapsed teadsid ka seda, et emasloomal sellist uhket lakka ei ole. Teeme meie ka lõviharjutust. Natukene meenutab see sulle kassi harjutust ka, aga siruta üks käsi ette ja teine sirgeks taha ja veidikene hoia. Proovi teisega. Lõvi sirutab oma käpa välja. Veel jälgisid lapsed, kuidas väikesed lõvikutsikad mängisid. Ole sina nüüd lõvikutsikas. Pane käed põllede peale. Ja nüüd hinga sügavalt sisse ja välja hingates lased niimoodi alla ennast. Nii, teeme uuesti. Hinga kopsud õhku täis. Nii, võid käpakesed välja sirutada, sest lõvipoisid tahtsid ju ka üksteisega mängida. Hoia natukene. Nii, vaatame, mis lastega edasi juhtus. Ja sel ajal, kui lõvikutsikad mängisid, siis lõvi ema püüdis oma perele süüa hankida. Enamasti langevad lõvide saagiks antiloobid, sebrad ja muud keskmist kasvu sõralised, kuid ka noored elevandid, ninasarvikud ja jõehobud. See kõik oli väga-väga põnev, aga nüüd oli aeg unenäo maailmast vaibaga koju tagasi minna. Istu uuesti vaibale ja võta mati äärest kinni ja sõidame koju tagasi. Jälle mägi tuleb ette, siis kallutad taha ja üle mäe lähed, kumardad ette tagasi. Nii, natukene kiiguta, ühele poole sõidame matiga, lendava vaibaga. Nii, mägi tuli ette, kummarda üle ja lased alla. Ja veel mägi tuli ette ja lased alla. See kõik oli väga põnev laste jaoks, aga nüüd oli aeg unenäo maailmast koju tagasi tulla. Kuula seda heli. Võid natukene veel silmad kinni ka hoida. Ja siis, kui heli enam ei kuule, siis ava silmad. Oled valmis? Aitäh sulle!